donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust siis. Täna on esmaspäev, 17. juuni ja praegu oleme siis veel siin Isola Verde resortis. Eile õhtul käisime kusjuures autot veel pesemas, sellepärast et linnukesed seal puu otsas otsustasid meie autot natuke kaunistada valgete täppidega, mis meile ei meeldinud. Aga nüüd siis me käisime hommikus söömas ära ja ilm on jälle ilus, soe ja plaanime siis nüüd siis minna Veronasse, mis siis saabki olema meie viimane peatuspaik siin Itaalias. Et siin me käisime hommikus söömas. Nii et umbes 400 kilomeetrit on sõita siis jälle ja eks siis hakkamegi minema. Ilusat teekonda meile jälle. Sõidame siis kiirteel. Praegu oleme Firenze külje all. Nii palju vahepeal oleme mõned autogrilli peatused teinud. Ja nüüd siis hakkame suunda hoidma Bologna peale, et sealt siis edasi Verona peale sõita. Umbes 222 kilomeetrit on veel hotellini. No nii, oleme jõudnud Veronasse ja näed, kui ilusad lillepõõsad meid vastu võtavad. Ja nüüd meil on siis 8,3 kilomeetrit hotellini. Et katsume selleks siis ka kenasti üles leida. Nii, leidsime oma hotelli ülesse. Auto saime siia maa alla parklasse ja nüüd siis lähme tuba vaatama. No, selline superior tuba on meil siis. Siin on ta kööginurgaga kohe. Et kuigi ta on tegelikult on hotell, et selles mõttes hommikusöök ja kõik on hinna sees, aga lihtsalt on nagu päris äge. Me vaatame vannituba ka. Vannituba on siis selline. Ja siin need instrumendid on ka olemas. Ja siis vaatame veel rõduvaadet. Siin on siuke rõdu meil veel. Selline hästi suur ja avar rõdu. Ja rõduvaade on siis ka siuke mingi jõgi on siin. Ma isegi ei tea, mis jõgi peab uurima. Ja siis selline 7. korrusel, nii et kui alla vaadata, siis seal on kõik päiksetoolid ja asjad saab istuda. Tundub jälle päris mõnus elamine. Nii et siin me oleme nüüd siis 2 ööd. Homme saame Veronas käia linna peal, täna lähme vaatame niisama süüa ja poodi. Ja siis juba vaatame edasi. Hotelli väljaspoolt ka. Nimi on siis selline Residence Olačik või ma ei tea, kuidas seda õige hääldada oleks. 8 korrust, meil oli siis 7. korrusel, meie aknad jäävad teisele poole. Aga siit siis, et nüüd siis lähme vaatame natuke toidupoodi ja tahaks süüa midagi. Siis, et siin on bussipeatus ja siin on prügikastid, et me peame ise kõik ära tühjendama. Kõik oma prügi ise välja viima, köögi ise ära koristama. Nii et sellised reeglid on siin hotellisses. Muidu küsivad trahvi. Aga trahvi maksta ei tahaks, nii et peab siis korralik ja tubli olema. Aga nii kui tänavapilt tundub mulle ka nagu ilus, kui puurimine välja arvata muidugi. Kui must see jõgi on. Nii ägune, see ei paista üldse läbi. Ma isegi ei tea, mis jõgi läbib Verona linna, sa tead? Ei tea. No nii, olen meie rõdul siis ja tahtsin lihtsalt näidata, et näed, kui usinad inimesed siin on.
sa tead, Arvi, et siin tootab sama saatus homme ees? Ma ei tegele seda. Nojah. Aga vahepeal me saime nii palju targemaks, ma lugesin internetist, et see jõgi siin on Atsige jõgi. Ja meie hotelli nimi ongi ju Residence Hall Atsige. Nii et see ongi sellest jõest siis, et enne oli juttu, et ei tea, mis jõgi see on. Ja Verona siis pidi olema kogu aeg või kannatanud nende üleujutuste käes. Kuni 1956. aastal rajati tunnel, mis siis vajadusel vee Kardasse juhib. Sest me pidime üsna Karda järve ligidal olema siin. Nii palju tarkust ka siis. Tere hommikust! Täna on siis meil teisipäev. Ja me oleme siis Veronas. Tulime linna jalutama. Ja nüüd me oleme jõudnud San Zeno kiriku juurde, San Zeno katedraal. Et pidi olema üks nende tähtsamaid pühapaiku. Siin peaks olema kellegi haua monument siin sees. Nii et lähme vaatame, kas sisse pääseme ja mis me seal näeme. Vaata sellel kirikul, sellel San Zenol oligi, et need uksed on hästi tähelepanuväärsed. Vaata, pronksist uksed suured. Ja. Sellest oli ka kirjutatud. Saime siis kirikusse sisse ja ostsime siis sellise pileti, mis annab meile sissepääsu 4 erinevasse kirikusse, kuhu me siis täna plaanime minna. Et see maksis siis 6 eurot ühele inimesele ja sellega pääseb siis erinevatesse kirikutesse. Verona katedraali ja Santa Anastasia kirikusse ja üks oli veel siis. Aga nüüd vaatame siin kirikus ringi siis. No nii, kirikus käisime ära ja nüüd siis liigume edasi mööda tänavat, et minna Castelvecchio juurde. Lähme vaatame seda ka. Nüüd siis oleme jälle selle Atsige jõe juures, jõe ääres ja siit juba paistabki see Castelvecchio sild ja kindlusesse me lähmegi siis mööda seda jõe äärt. Oleme siin sisehoovis. Need peaks olema siis Porta Borsaari väravad. Mis iganes see tähendab, mingid vanalinna väravad on sellised. Aga nimi on Porta Borsaari. Hakkame siis jõudma Verona Arena juurde. Nagu võrreldav Rooma Kolossiumiga, aga väiksem pidi siis olema.
See väljak, kus me praegu oleme, see peaks olema Piazza Bra, on selle nimi. Nüüd siin ääres on kohvikud kõik, nagu ikka väljakute ääres. Ma ei tea, mis see sammastega hoone on, seda ma ei tea. Et saime siis siia areenale sisse. Pilet maksis siis 10 eurot. Ja vaatame siis edasi, mis me näeme siin. Siin sees siis pidid toimuma suvel kogu aeg mingid kontserdid ja ooperietendused peamiselt ja praegu käib ka mingi lava ülespanemine. Et ma olen kuulnud, et inimesed nurisevad, et see rikub natuke selle areena autentsust, et siin on need toolid ja lavad ja asjad, et aga hea koht ju kontserdite korraldamiseks iseenesest. Nad pididki siin vist etendama seda Romeo ja Julia etendust, ma olen aru saanud. Ja Rooma kolosseumiga ta ikka võrrelda ei anna, vaata. Park ka siin. Nüüd siis oleme jõudnud San Fermo kiriku juurde. Et siia meil on ka juba sissepääs ostetud, see tähendab, et lähme vaatame sisse ka kindlasti. Ja nüüd lähme siis ülemisse kirikusse, et siin oli 2 tükki, et oli alumine ja ülemine kirik. San Fermo kirikus on siis ka käidud ja nüüd liigume Casa di Giulietta ehk Julia maja ja rõdu hoovi poole. Mingid varemed siin tänaval keskel. Siin on tüüpilised sellised pastitseerijad, et siin on igasuguseid neid koogikesi ja asju hästi palju müügil. Aga muidu me oleme nüüd täitsa selles Verona vanalinna osas, et palju poekesi ja leidsime kangi, mille alt vist tundub, et kõik turistid sisse lähevad. Järelikult peab see siis olema see Giulia rõdu on seal, nii et lähme vaatame. Siin on nii suur rahvamäss. Ja seinad pididki olema kõik täis soditud umbes stiilis, et mina olin siin. Et on kõik. Jah. Julia rõdu ka, jah.
Julia rõdu on seal, siis Julia vahib sealt alla ka. See pidi vist lausa 6 eurot maksma, et sa saaksid sinna rõdule poseerima, et sinna ma ei plaani küll minna. Nüüd on siis Julia ise ka. Ma üritasin ka seal kuju juures siis ära käia, et pildi saaks. Täitsa crazy teema. Niuke järjekord, elav järjekord, vähe võimuga trügi, et vahele saada. Ja pilt tuleb sekundiga ära teha. Ja, metsik rahvamass on siin. Need seinad on ikka ka hämmastavad, need mida hämmastavad. Aga üldiselt on nii nagu öeldi, et täiesti mitte midagi ütlev rõdu ja rahvas on lihtsalt pandud uskuma, et vaat see Julia siin kunagi elas ja oli ja see oli tema rõdu, et kuivõrd see tegelikult tõele vastab lihtsalt üks õu tehtud selliseks, et metsik turistide horda. See peaks siis teatrimaja olema, Teatro Nuovo. Mingi turg tundub olevat siin keset linna. Mingi vahlas üks jookumine. Tuleb välja, et see turg ongi siis Piazza Erbel ja see torn siin, see on Torre di Lamberti. Sinna torni tippu peaks põhimõtteliselt saama vist minna. Lift pidi sinna ikkagi minema. Nii et Kanese. Aga nüüd me siis saime liftiga üles, me oleme siin Torre di Lamberti torni tipus. Mina teen läbi. Saab. Need kindlused seal üleval, need paistavad koduaknast meil ka. Ees on siis Santa Anastasia kirik, et sinna me plaanimegi minna, sealt majade vahelt paistab. Mis hais siin on? Kalahais või vastik hais. Aga sinna kirikusse Santa Anastasia kirik siis, et sinna me peaksime sisse ka pääsema kenasti. Jõudnud Duomo katedraali juurde, see on siis Verona peamine katedraal, aga ma arvan, me oleme katedraali taga, et me peaks minema ettepoole. Vaatame. Siit poolt ka siis. Sissepääs on sealt nurgast. Et aga käime sees ära, vaatame. See on siis baptisteerium. Duomo katedraali baptisteerium. Nüüd on siis see Duomo katedraal ise siis Verona peakatedraal. No nii, katedraal siis siit eestpoolt ka näeb selline välja. Üldiselt arvestades seda, et tegu on peakatedraaliga, siis
nägi ta isegi lahja välja võrreldes teiste kirikutega, et teised olid nagu ilusamadki. Aga see ei olegi vist ainult mitte minu arvamus, et ma lugesin internetis seda sama, et öeldi teisedki, kes on käinud, arvasid sama. Nii oligi. Oleme Ponte Pietro silla peal, mis siit üle selle jõe läheb. Seal üleval on see kuppelkirik, kust pidid ilusad vaated avanema, aga sinna me ronima ei hakka. See jääb ära. See jääb ära, jah. Tere hommikust! Meil on siis käes see päev, kui me sõidame Itaaliast ära. Vasakpööre. Praegu siis oleme veel Veronas, aga kohe enam ei ole. Ja sõidame siis Ungari poole. Vasakpööre. Nii et õhtuks oleme juba Kesteelis. Nüüd on vaja veel natukene tankida meil. Siin Itaalias kütus maksab keskmiselt ikkagi 1,5 on ja tore on, kui saad alla selle. Üldiselt me oleme üritanud leida kohti, kus saaks alla 1,5. Aga kiirteel nägime isegi kohti, kus oli 1,9. Nii et. Aga tangime natukene ja siis hakkame sõitma, et kiirteed on meil ees päris palju. Sloveenia on meil ees täies pikkuses ja õhtul siis Kesteeli. Oleme siis siin sõitnud nüüd mööda kiirteid ja nüüd siis oleme sujuvalt peaaegu Sloveeniasse jõudnud. Kohe peaks olema piir. Nii et peaksime Sloveeniasse olema jõudnud. Sloveenia. Jõudsimegi. Jah. Ja olemegi Sloveenias. Itaaliaga ongi siis selleks korraks kõik. Ja nüüd siis meil on see Sloveenia, tuleb tegelikult peaaegu täies pikkuses sõidame läbi. Mark Voda näed, neid tuleb. Ja. Ees on meil Alpid näha ja silla alt läbi jõuame siis on teine sild ees. Aga Alpid on näha ja siis ma ei teagi, palju seda Sloveeniat on, seda me ei vaadanud, kui palju kilomeetreid meil on Sloveeniat siin. Ei tea. Aga 400 kilomeetrit on meil hotellini, mis on Ungaris. No nii, Sloveenia on siis meil peaaegu läbi, kohe. Peaksime hakkama jõudma Ungarisse. Ongi olemas juba, jah? Päris õige ajastus oli siis järelikult. Nii et olemegi siis Ungaris. Ja nüüd on meil siis veel 93 kilomeetrit hotellini. Ilmselt me tahaks kusagil poes käia, ma ei tea, kust me selle poe leiame. Ja siis ei olegi. Siis ongi tänane päevatöö nagu tehtud sellega. Oleme siis kiirteelt maha tulnud. Oleme Ungaris, suhteliselt Balatoni ääres. Mingisugune Balaton Žõri küla. Näed, seal on silt ka praegu. Ja nüüd siis meil ei olegi hotellini ainult veel 18 kilomeetrit, aga enne lähme käime poes. Leidsime ühe hüpermarketi, Tesco, et lähme vaatame sealt midagi endale õhtuks süüa. Ja siis juba hotelli Kesteelisse. Oleme siis Kesteelis, tegime juba check-inni ära. Ja nüüd tuleb välja, et auto me peame viima mingisse marketi parklasse, nii et lähme siis vaatame, et kus see parkla asub. Parkisime nüüd lõvisi ära, mingi turuparkla. Loodetavasti on see siis õige. Et vaatame.
nii, meie hotell on siis selline, hotell Bacchus on ta nimi. Et siit on hotelli nimi ka näha siis Bacchus. Nii, tuba on meil siis selline. Et rõdu paistab, et on seal ka. Pärast vaatame siis rõduvaadet ka. Telekas ja külmkopp ja nagu ikka. Vannituba ka siis ära. Ja vannituba on siis selline. No nii, rõdu on meil siis selline. Rõduvaade tuleb välja, et see on nagu teiste inimeste õuedesse. Keegi kõnnib seal ja sealt on siis paistab tänava peale ka. Need on naabrite toad ilmselt. Aga maja õued on vaata kui ilusti korras. Kõik on nagu kena. Aga ega me siin Kösteelis nagu jalutama ega ringi vaatama ei lähegi, et see on nii ööbimise koht juba teel koju. Siin saame istuda õhtul veel natuke. Ja nii ongi. Tere hommikust. Meie siis oleme lahkumas Kösteelist, Ungarist. Tegelikult hästi armas väike linnakene, tundub selline korralik ja ilus roheline. Eile tuli päris kõva paduvi vahepeal. Äikest oli kõvasti ja müristas ja müdistas. Lõpus vasak pööre. Aga selle eest on nüüd kõik nii värske. Õhk on värske. Ja nüüd me siis sõidame. Vasak pööre. Mis meil üldse on? Meil on mis päev? Neljapäev. Neljapäev, jah. Ma sain eile lotovõidu 3 eurot 10 senti. Nii et sellest, et üks päev mind lind natukene ära märgistas, oli siis järelikult kasu. Vähe märgistas ainult, summa jäi liiga väikseks. Aga neljapäev ja sõidame siis nüüd juba Poola poole, et täna tahame jõuda Katowitsi. Seal on meil öömaja. Sõita on siis 558 kilomeetrit praeguse seisuga. Nii et ees on meil, mis meil on, Slovakkia on ees ja läbi Tšehhi nurga lähme ka. Ja otse Lõuna-Poola. Nii et läksime siis jälle edasi. Juba palju, jah? Kõik nad tahavad Ungarisse minna. Aga meil on nüüd siis Slovakkia sõidame ka põhimõtteliselt täies pikkuses läbi ju. Jah, ristipidi, teistpidi on rohkem. Ristipidi, jah. Ja ees on siis Poola piir on ka veel ees. Tegelikult Tšehhi piiri peaks ka nägema. Aga sõidame nüüd siis Slovakkia mööda. Äkki siin antakse kohvi ka ja lastakse pissilegi. Ungaris ei saanud millegi pärast. Ei saanud me kohvi ja ei lastud pissile. Selline vihm on nüüd vahepeal siis tulnud. Tõsine võti. Midagi on juhtunud seal saadega. Kõik tõmbavad kõrvale. Kõik tõmbavad kõrvale. Hõbe vesi on ka. Väegi ei julge tõmbavad kõrvale. Nii, peaksime olema siis Poola piiri peale jõudnud. Jah. Poolas me oleme, aga otseselt seda silti nagu ei olnud, aga Poola me jõudsime igal juhul. Piiripunkt oli ja Poolas oleme ka nii. Meediaekspert, niskie cene. Kohe oleme seal. Näeb Poola need märgid. No nii, ega meil polegi 88 kilomeetrit on veel hotellini. See on meil Katowitsis. Nii et
sõidame sinna siis. Nagu ilus siin põhja lõuna Poolas on. Ilusad korralikud teed ja teed on tõesti, teede kvaliteet ei anna võrreldagi, vaata mis seal Itaalias oli, eks see on päris jube. No nii, jõudsime siis oma hotelli juurde. Meil on siis hotell Kinga ja tuba peaks olema esimesel korrusel. Nii et lähme vaatame, ta on üsna sellise suure tee ääres siin kohe. Aga sest ei ole midagi. Parklas nägime juba eestlaseid, numbrimärk olemas, nii et eestlased on kohal. Siit poolt ka siis. No vot, selline uhke elamine on meil siin siis. Siin on siis magamistuba, magamistoosa ja siit elutoosa. Taga on veel siin kapid ja selline. See on nii suur ja uhke, et üheks ööks poleks arvanudki 250 slotti maksin. Praegu ei mäleta, palju see nüüd eurodes teeb. 4,3 on kurss umbes, et peab arvutama. Ta eriti kallis ei tule just. Alla 100 euro vist tuleb ikka see. Näitan magamistuba ka. Siin olid siuksed asjad. Magamistuba, vannituba ma tahtsin öelda. Ja vannituba on siis selline. Ka korralik. Uhke värk. Tere hommikust ja ongi siis käes viimane päev, kus me sõidame kodu poole. Homme sõidame ka veel, aga selles mõttes viimane päev, kus veel üks ööbimine on ees Poolas. Praegu siis sõidame siit Katowicist ära, sõidame Varssavi poole. Plaan on M1-s ikkagi väike shoppingu peatus teha ja õhtul siis juba ööbime Kiselnikas. Et seal me oleme juba korra talvel olnud, nii et see on juba teada-tuntud koht meil. Et midagi uut ja põnevat enam selles mõttes ei ole ootamas, et kõik on nüüd juba teada. Ja mõtlen, oota, mis päev meil nüüd täna lõpuks on? Meil on reede. Reede, 21. Ja 21. juuni. Et esimesel tulime ära kodust, nii et kenasti siis ongi 20 päeva möödas ja väga kiiresti läks aeg mäkkus. Praegu on ilm ilus, lubas tegelikult vihma ka täna, aga eks siis näis, kuidas. Kas teeb veel tuleb, saame selle vihma kätte või mitte. Aga et sõidame siis Varssavi poole, 291 kilomeetrit on hetkel veel sõita. Ja loodetavasti tuleb siis edukas shopping. Jõudsime siis kenasti hotelli kohale. Kiselnikas on siis selline tuba. Näed, meie aken on lahti, see on seal. Nii et nüüd viime asjad tuppa ja siis näitan tuba ka ja siis lähme sööma. Väike ülevaade siis toast ka, et selline pisike tuba. Et telekas on siin olemas ja siis vaatame vannitoaga üle siis. Siis siuke dušikabiin on ka siin nurga taga. Oot, maja eest näeb selline välja. Ilus koht on iseenesest. Aga nüüd meil ongi nii, et ega nüüd me lähme sööma. Et siin restoranis peaksime siis süüa saama. Ja peale seda ongi tänane päev hakkab ka läbi saama.
homme me hakkame koju sõitma. Nii et põhimõtteliselt ongi meil siis see reis on sellega läbi. Ma arvan, et ma homme enam ei filmi, et see video on juba isegi piisavalt pikk. Et homme on ainult kojusõidupäev, teel käime veel Tescost läbi. See on päris kiirde ääres, autod sõidavad. Et homme käime veel Tescost läbi, ostame koju siis mingid Poola toitusi kaasa, nagu ikka. Ja õhtuks siis jõuame koju. Et sellega võib siis selle reisi nagu lõppenuks lugeda ja ongi siis see 3-nädalane reis tehtud, et Horvaatia, Itaalia, kõik oli väga vahva, kõik oli äge. Seekord isegi Horvaatia jättis mingis mõttes parema mulje, sest Lõuna-Itaalia oli jättis sellise vaesema piirkonna mulje natukene nagu räämas ja räsitud. Et aga kõik oli vahva, tore on, et seal käidud on ja kõik on hästi läinud. Et see ongi kõige tähtsam ja kõige parem. Mulle väga meeldib see purskkaev siin lilledega. Vett küll ei purska, aga sellegi poolest. Nii et oli tore. Kõike head kuni järgmise reisini.